Tere, mina olen siis Guido Pasukene Majandus- Kommunikatsiooniministeeriumist ja riiklikust küberturvalisuse osakonnast. Ja olen selle määruse koostaja, nii et püüan neid vastuseid küll anda. Aga siis pilvemäärus või siis võrgu ja info, see on nii pikk nimi, et pilvemäärus on parem. Alustaks võib-olla sellest, et kellele seda kohaldatakse. Kohaldatakse siis avaliku sektori asutustele avaliku teabe töötlemisel. Et see määrus hõlmab nii avaliku teabe seadust kui ka küberturvalisuse seadust, ehk siis kaks asja on pandud kokku. Ja määrusega tahetakse, et hinnataks siis seda aspekti, kui üks või teine asutus otsustab minna või võtta kasutusele mis tahes pilveteenuse, mis tahes vormis avaliku teabe töötlemiseks. Ja hinnata tuleks siis oma seda otsust või seda pilve minekut siis sellisel juhul, kui minnakse siis pilve, mis on pakutav siis kas riigi või kohaliku omavalitsuse poolt või siis erasektori poolt. Ja seal on muidugi üks nüanss ka, et mis tihtilugu tekitab segadust, et kui ostetakse sisse mingit teenust või antakse mingi avalik teenus üle, siis unustatakse ära, et tegelikult vastutus avaliku teenuse ja avaliku teenusega kaasnevate andmete eest ikkagi jätkuvalt on sellel asutusel, kes selle ülesande üle andis või teenust sisse ostab. Ehk siis tuleb sellele allhankijale ka siis anda korraldus oma avalike andmete, tähendab tema kasutusel minevate avalike andmete töötlemisel, kui ta otsustab pilve minna, siis rakendada seda määrust ja anda teada ka siis tegelikule selle andmete omanikule. Kindlasti on seal erandeid, ma ei tea, enamus võib-olla ei ole kokku puutunud, võib-olla puutuvad, et määrust ei kohaldata, kui pilveteenus pakutakse rahvusvahelise organisatsiooni või institutsiooni poolt ja rahvusvahelise organisatsiooni all me ei mõtle kindlasti Google'it. Et rahvusvahelise organisatsiooni institutsiooni all me mõtleme ikkagi ühinenud rahvaste organisatsiooni, Põhja-Atlandi lepinguorganisatsiooni, et suurettevõtted, korporatsioonid ei ole selle määruse tähenduses rahvusvahelised institutsioonid või organisatsioonid. Ehk on teada näiteks, et mingist direktiivist tulenevalt mingid andmeid tuleb töödelda Euroopa Liidu pilves, siis et sellisel juhul me ei peaks hindama seda Euroopa Liidu pilve. Et see on Euroopa Liidu siis enda teha. Kui on tegemist riigisaladuse ja salastatud välisteabe töötlemisega, siis need nõuded tulevad teisest seadusest, ehk ka sellisel juhul ei ole vaja seda otseselt seda hindamist teha, sellepärast et te peate järgima siis hoopis teisi nõuded, mis on tunduvalt rangemad. Siin on üks erand, veel on siis sõjalise kaitse koostöö ja viimane erand on siis, et kui avalikku teavet siis töödetakse kas riigisaladusega või siis sõjalise kaitse ettevalmistamisega seotud võrgus. See viimane mõte on lihtsalt see, et kuna need riigisaladus ja sõjalise kaitse ettevalmistamise võrgu ja infosüsteemi nõuded on kõrgemad kui muidu, et siis sellisel juhul see avalik teave on seal kaitstud ja seda uuesti hindama ei pea, aga sellisel juhul peab olema selge, et seda teavet seal ka töödetakse. Näide on lihtsalt, et Kaitseministeeriumi teavet töödetakse ühtes võrgus, mis on üles ehitatud siis sõjalise kaitse ettevalmistamise eesmärkidega. Et sellisel juhul siis see avaliku teabe töötlemine toimub
rangemate nõuete alusel. Nii, küsimus, kas pilv või mitte, seda meie kätt ette ei pane, seda otsustab iga asutus ise ja otsustab, et milliste teenuste või milliseid tegevusi ta seal avaliku teabe töötlemiseks siis võtab. Üks võib-olla asi veel, et avalik teave selle määruse tähenduses ja ka avaliku teabeseaduse tähenduses ei ole see teave, mis vedeleb tänaval, vaid avalik teave on ikkagi teave, mis on ametiasutuse valduses. Kõik teave, ka juurdepääsu piiranguga teave on tegelikult avalik teave. Ehk, et siin neid eksliku sõna kasutamisega, ja siis avaliku teabe sees on veel avaandmed, ehk siis andmeid, mida siis võib keegi teine taaskasutada. Nii, määruse mõtte kohaselt me oleme siis selle pilvemineku otsustamise pannud enda jaoks vähemalt 2 etappi. Esimene etapp peaks olema siis see, et te mõtlete, mida pilve panna ja kas pilve panna, ehk millist teavet te pilve panete, millist teavet te hakkate seal töötlema, ja kas see on nagu väärt või tasub olla oma serveriga. Siis järgmine on see, et tuleks hinnata muidugi ka see, et mis on selle teabega seotud riskid, kui see teave avaldub või kolmandale isikule või muutub kättesaamatuks mingil põhjusel, et kuna te kasutate pilve. Ja mis on maandamismeetmed. Ega kuidas ma teile ütlen, et see ei maksa ka hulluks minna, et kõik on see, et te peate ikkagi läbi vaatama, hindama, mis on teie asutuse ülesanne, millised ülesanded te tagate ja kuidas te tagate, et see asutus toimib. Ja andmete puhul ikkagi on ka oluline see, et te vaataksite, et kui tundlikud on need andmed teie tööle, teiste tööle ja eraisikule ja kodanikule, et võib-olla asutuse vaates ei ole andmed olulised, aga kui te kasutate kellegi teise andmeid või isiku andmeid, siis neile isikule võib mõju olla väga suur, kui need asjad kuskile jooksma lähevad või ei ole enam kättesaadavad. Nii, kui teil on nagu esimene etapp läbitud ehk enda andmed ja andmete töötlus ära hinnatud ja te otsustate, et okei, et teil on võimalik pilve minna, siis teises etapis tuleks vaadata, et millist teenust te tahate ja miks, et kas kogu pakett, mida pakutakse, on vajalik või on osa paketist vajalik, ja millised on teie tegelikult vajadused. Siis kes on teenuse osutaja, et kas see teenuse osutaja on usaldusväärne, kas ta on usaldusväärsuse puhul kindlasti tasub vaadata, et kes või mis või kus ta on pärit, kas nende riikidega on probleemi, kas ettevõtjal on endal tegelikult ka avalike, ütleme mitte avalike, vaid siis nii-öelda kättesaadavalt infot nende kohta, et neil on mingid probleemid või neil ei ole probleemid või keegi on usaldusväärselt hinnanud nende teenust, et see tasub võtta. Kindlasti tasuks üle vaadata, kuidas see teenus toimib ja milline mõju teie enda infosüsteemi arhitektuurile. Ehk mitte sage ei ole olnud olukord, kus võetakse kasutusel mingi teenus, aga see teenus mingil põhjusel kas ei ühildu või selle teenuse kasutamisel võtmisel on tehtud mingi muudatus, mis muudab teie enda võrgusüsteemi haavatavaks või siis raskesti kasutavaks või mingid funktsioonid lõpetavad koostoime. Sellisel juhul võiksite ka seda vaadata. Ja
viimasena tasuks ka kindlasti siin üle vaadata, et milliseid turvameetmeid siis teile pakutakse selle teenusega teie teabe töötlemisel, et kuidas see teavet hoitakse, kuidas see teave liigub seal, et kas teile tehakse mingi eraldi ruum või on see ühisruum, et see sõltub kõik muidugi andmetest. Ja alati te peate lähtuma sellest, et mis on see andmed, mida te seal kasutate. Teil võib olla täiesti mitu erinevat seda lahendit ja mitme erineva andmete töötlemiseks. Ehk laias laastus võiks öelda, et näiteks mingi joonestusprogramm, et tal on võib-olla teised riskid, see info, mida te sinna joonestusprogrammis töötlete, on maandatav, te kasutate, aga see pilvprogramm ei saa ligi muudele andmetele. Kõik see on nagu hinnatud. Ja te teete ka korda siis oma sisemise korralduse ehk ütletegi, et selles funktsioonis tohib kasutada ainult neid andmeid ja teises funktsioonis tohib kasutada ainult teisi andmeid. Ma tean, et kõigil meil on raske aru saada tihtilugu, et miks me ei või siin kasutada täpselt samu asju või mingis süsteemis, et neid piiranguid on igal pool. Et need piirangud jätkuvad ja see on tegelikult laias laastus riskimaandamismeetmed ja pluss veel andmete kaitse. Nii, kuidas hinnata? Oleme määruse lisasse pannud ühe abistava küsimustiku ja meetmete soovituse, kus oleme ära kirjeldanud, et millised küsimusi võiksite hindamisel endale esitada ja vaadata, kas neil on vastused selle teenuse kasutusel võtmisel. Ja üks asi veel, et seal on väga palju küsimusi, aga kui te olete ära hinnanud oma selle teabe, siis mõnele asjale saategi vastata, et antud töötlemise puhul või antud programmi puhul ei olegi see adekvaatne, aga te olete vähemalt selle küsimuse enda käest ära küsinud. Et alati ei pea olemagi võib-olla pikka vastust, et võib-olla vastus ongi see, et antud hetkel see küsimus ei olegi kohaldatav näiteks. Siis tihtilugu, et mis on meetmed ja või kuidas ma hindan. Et kindlasti me ei ole teinud nagu checklisti, et check. Et see nagu iga riski hindamine, et igal ühel on oma tundlikkus, oma soovid andmete töötlemisel ja seda tuleb ka järgida. Aga samas hindamisel kasuta kättesaadavat teavet Eestist ja välisriigist. Ehk mõte on see, et kui sa hindad, et siis sa teed ikkagi väikse nagu kas või veebis irvimise või mingi sihukese asja, et sa oled nagu ikkagi läbi käinud ja vaadanud, kas selle teenuse või ettevõtja kohta on midagi. Ja mis võiks silma jääda. Siis soovitus on kindlasti ka talleta see, mis on sinu otsuse alus ja talleta oma otsus. Ehk kui midagi juhtub, siis me ei pea uuesti hakkama võib-olla seda pikka rada tegema, vaid vaatama, et mis meil otsusest jäi puudu või hindamisest jäi puudu. Ehk on võib-olla lihtsam edasi minna. Ja teine asi, kui sul on nagu talletatud otsused, siis sul on ka lihtsam edaspidi hinnata, et mida sa peaksid juurde panema, kui sul tulevad ilmsiks mingid uued asjaolud. Siis kindlasti tutvu teenuse osutaja poolt kättesaadavaks tehtud teabega. Sealhulgas tüüptingimustega, et kuidas ta kirjeldab oma teenust ja teenuse osutamist. Et see on ka üks osa tegelikult hindamisest. Ja siin on
teadlikult kirjutatud vahendaja, mis tähendab, et määruse puhul on eeldatud ka see, et kui teenust ostetakse läbi vahendaja, et siis tuleb ka seda vahendaja usaldusväärsust hinnata. Et kas see on nagu muudab midagi või mitte. Et tihtilugu on ka sedasi, et teenuse osutaja ise on toimiv ainult mõnes riigis ja siis nii-öelda Eestis on siis tal nii-öelda edasimüüja ehk vahendaja, siis tuleks ka see edasimüüja, et vaadata, et kust riigist tema pärit on ja mis need tingimused temaga on. Siis kindlasti me soovitame suhelda omavahel ja vaadata, et mis teised teinud on ja kuidas nad hinnanud on ja millised teenuse kasutamisel, mida nad kasutavad. Et siis nagu öeldud, et kõik lähtub andmetest, mida sa seda teed ja kindlasti tuleks ka teada, et kas sul on mingid õigusaktidest tulenevaid piiranguid teabepilve panemiseks. Näiteks me toome selle, et Maksu- ja Tolliamet tõi välja, et maksusaladusega seotud andmeid ei tohi pilve panna seaduse alusel ehk maksusaladuse töötlemisel tõenäoliselt siis Maksu- ja Tolliamet pilvteenust ei kasuta. Võib-olla muu teabe töötlemisel ta saab siis pilvteenust kasutada. Ja kui midagi jääb selgusetuks, siis ärge häbenege, küsige teenuseosutajalt täiendavalt infot, eriti kui ta tahab teile oma teenust müüa. Tõenäoliselt on ta ikkagi valmis ka täiendavat teavet andma. Ja kui tuleb sealt mingid tõrkeid, eks see siis võib-olla ole teile järjekordne ohumärk, et kas see teenus on asjakohane või mitte. Siis viimane on siin öeldud, et kui teil on tehtud samaväärne hindamine varem, see on endiselt aktuaalne, ei ole vaja uut hindamist teha, või siis kui olete kahasse teinud kellegiga või keegi teine on teinud selle teenuse osas hindamise ja ta on nõus teile seda teiega seda hindamistulemust jagama, siis ei pea uuesti hindama, kuid te peate oma andmed sinna juurde pookima ja vaatama oma andmete vaatenurgast. Ehk te peate nagu nii-öelda ütlema, et see hindamine mulle sobib, loete selle läbi ja nende andmete töötlemisel. Aga ütleme, et siis nagu seda teenuse osutajat siis täiendavalt hindama ei pea, kui te kasutate kellegi teise poolt tehtud hindamist. Aga te peate teadma, et te kasutate seda. Ja see ei välista muidugi ka seda, et kui teile tuleb mingi info, et te vaatate selle ikkagi uuesti üle enda vaatenurgast ja hea sõbrana annate teada ka selle esialgse hindajale, et tuli midagi juurde. Siis paljudel juhtudel on ka see, et on teenused konsolideeritud ja jäetakse lootma, et IT-maja teeb hindamise. Ja IT-maja teeb kindlasti selle teenuseosutaja hindamise võib-olla oskab teha, aga IT-majad ei tee teabe hindamist ehk nad ei hinda seda teavet. Ehk teabetundlikkust peab igaüks suutma ikkagi ise juurde panna. Ja siin on oluline see koostöö siis ka selle IT-majaga, kes seda teenust pakub, kui on siukseid. Siis, mis veel teenuste konsolideerimisel oli, et üks omavalitsus meie poole juba pöördus ja küsis, et kui on omavalitsuse keskne teenuse osutamine, kas siis iga asutus peab uuesti hindamise läbi viima, siis vastus on nagu selle eespool öeldud, et ei pea, aga asutus peab kinnitama, et ta on selle hindamisega rahul. Ehk kui keskne hindamine on tehtud, siis see asutus ütleb, et jah, ma olen selle hindamisega rahul ja minu teabtöötlemisel on see pilve kasutamine täiesti mõistlik ja lubatav ja selle pilve kasutamisega ei teki mingit riske.
Ja viimane on siis, et hindama ei pea registreid, kuhu annad seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks. Ehk see näide on täpselt ka, mis tuli Maksu- ja Tolliametist, oli see, et kui te annate oma andmed Maksu- ja Tolliameti andmebaasi, siis te ei pea hindama Maksu- ja Tolliameti andmebaasi. Ehk sellisel juhul Maksu- ja Tolliametil on seaduslik õigus neid teha ja selle andmebaasi siis toimimise eest vastutab tema. Ehk te ei pea Maksu- ja Tolliamet täiendavalt hindama. Ja üks asi, mida ma siia ei pannud, on see, et kui siis kasutatakse võib-olla ühispilvi või avalikku pilve, mida pakub siis kohalik omavalitsus või riik, et siis sellisel juhul võib ära jätta riigi usaldusväärsuse hindamise. Et ma loodan, et te usaldate enda riiki endiselt. Nii, kasutusel võtmine, kui te olete hindamise ära teinud, siis veel kord fikseerige oma tulemus. Nüüd on küsimus, et kas tulemus peab olema eraldi mingi dokument või võib siis olla kuskil teise hindamise sees. See ei ole oluline meie jaoks. Oluline on ju, et te olete teinud hindamise, et te võite teha ju paralleelselt mitu hindamist. Ja kuna te hindate ka kaudselt oma võrgu infosüsteemi toimimist, siis kui selle raames on see hindamine tehtud ja see on aktuaalne, siis meiegi pärast te võite ka seal juures teha. Et eraldi kladet tegema ei pea. Oluline on see, et kui midagi on, et siis on see teie enda jaoks kergesti leitav ja arusaadav, et kus või mis vajab parandamist. Et nii. Jah, ja soovitus on kindlasti ka kirjalikul kujul, et mitte jääda ainsa IT-mehe pähe, et see IT-mees võiks ka kuhugile selle kirja panna ja või siis kuskilt mingi otsusena selle kätte saada, et meie nägemuses ei ole ka see vale, et kui näiteks mingi asi tehakse juhtkonna otsusena ja see protokollitakse, et ka see on teie jaoks ikkagi tõend, et see hindamine on olemas ja seal on kuskil mingid alusdokumendid või mingi risk on seal läbi arutatud. Et oluline on see, et te teate, kus see on leitav. Ja sellest tuleneb muidugi, mis siin oli, et lähtuvalt kogu teabehalduskorrast, et teabehalduse eest ikkagi vastutab juhtkond, et viige see teadmine ka neile ja andmete kaitse eest, mitte ainult võrgu ja infosüsteemi haldur. Ehk nemad peavad ka ütlema, et see on Tableau ja kui nad tahavad pilve, siis nad peavad olema selged ka sellega, et mis riskid on ja andma siis võtma ka selle vastutuse, et nad on teadlikud nende riskide eest ja nad on aktsepteerinud neid riske selle teabe töötlemisel pilves. Siis, kui on pilv, siis peaks olema ka perioodiline hindamine, kui igal võrgusüsteemil, info- ja võrgusüsteemil, et kui tuleb uut infot, siis tuleb lihtsalt vaadata, et seda, et kas see on kas sellega kaasneb mingid riske või see on aktsepteeritav, kas sellega tuleb teha mingeid muudatusi käitumises või siis ka hoopis tuleb teha otsus, et me selle teenuse osutajaga ei jätka. Et ka see peab olema alternatiiv. Et me ei saa nagu jääda sõltuvusse. Alternatiiv võib olla ka muidugi see, et me ütleme, et millist infot me enam seal teenusena kasutame ja me vähendame võib-olla seda teavet, mida me selles pilvteenuses töötleme. Ja kindlasti on ka see, et kas teenuseosutaja on muutunud või teenuseosutaja muud faktorid on muutunud, et kui teenuseosutaja võib-olla on müünud oma teenuse ära
või õigused üle andnud või teenuse osutaja ilmneb, et ta peakorter vahetab asukohta seoses sellega, et omanik on muutunud, et siis tuleb ka need riskid uuesti ümber hinnata ja sellest tulenevalt teha otsused. Need kindlasti on pikaajalised, aga meie eesmärk on üks, et me kaitseme ikkagi oma teavet, mis on meie riigi toimimiseks ja avaliku võimu toimimiseks vajalik. Ja viimane on siis, et pilvteenustest tuleks teavitada RIA-t kasutusel võtmisest. Et selle eesmärk on lihtsalt ka natukene õilis ja et RIA-l oleks ühtne pilt, kes, kus on, millised ohud ja riskid on. Ja kuna RIA teeb seda nii-öelda võrguinfosüsteemide hindamist, siis ta saab ka teatud juhtudele anda kiiremini siis tagasisidet, et kui mingi teenusega on probleeme. Et nii-öelda on teil üks silm juures, et ei pea ise seda nagu kogu aeg jälgima ja sellele aega kogu aeg raiskama, et teate, et keskelt on. Ja samas, kui RIA saab näiteks mõned teiselt sama teenuse kasutajalt mingi info, siis ta saab ka selle teile kohe edasi anda, et kas teil esinevad samasugused tõrked või riskid. Et see on nagu tegelikult õilsal eesmärgil loodud nõue. Nii, viimane slaid oli see kindlasti. Ja nüüd oli siis, et küll esimeseks maiks oli esimene teavituskohustus. Järgmine teavituskohustus on 1. juuni. Ja teavituskohustuse puhul, mis on sinna määrusesse kirjutatud, siis ongi see, et teavitage milliseid teenuseid te pilves kasutate. Õigemini, jah, et kas te milliseid pilvteenuseid te kasutate. Ja siis üks asi, mis on juures, et kas te seal pilvteenuses töötlete ka juurdepääsu piiranguga avalikku teavet. Ja see teavituse puhul on siis nii-öelda veel üks aspekt on see, et kui teil ei ole selle teenuse osutamisel veel hindamist läbi viidud, teil on kasutatav teenus, siis te peaksite ka sellest teenusest küll RIA-t teavitama, kui te peaksite teavitama ka selle, et millise ajaperioodi jooksul te jõuate selle hindamise läbi viia, nii-öelda selle pilvteenuse hindamise ehk mis teavet te seal töötlete ja milline on see teabe osutaja usaldusväärne ja muud sellised asjad. Ja millises ajaraamis te seda teete, tuleb ka teada anda. Ja kõige viimane tähtaeg sihukese hindamise läbiviimiseks olemasolevate pilvteenuste puhul on siis, kui ma õigesti mäletan, 1. juuni järgmine aasta. Nii, aitäh, slaid ei tule millegi pärast ette, aga see oli viimane slaid.